See oli harvade kadakate, ühe tuulemänni, 2 pukktuuliku ja 7 kaluri perega paekühm Läänemeres. Ta hari oli liiga kiviräbune lennuki tõusuks. Ta madalad kaldaveed olid laevale rohkem hauaks kui ankrupaigaks. Võib-olla sellepärast oligi ta siiamaani aja suurtest keeristest eemal seisnud. Püsse oli saarekesel küll. Need toodi aga lagedale mitte inimeste hirmuks, vaid talvel hüljeste laskmiseks. Iidamast-aadamast elutsesid siin suure jändriku kondi ning otsese järsu loomuga jõgelid. Teine sugu, lautrikivid, olid hõlkjamat kasvu ning leebema loomuga. Sugulased omavahel nohisevad ning kisuvad omavahel igasugu tühja-tähja pärast. Käsitsi kokkuminemist tuli harva ette, aga seda, mis vanemate riiust piskuks jäi, pidid lapsed ära ajama. Juhtus aga ka teistpidi asju. Või need noored siis alati omavahelist vimma said pühaks pidada. Seda enam, et vanadelgi noorest peast olid mõnikord jõgelite ja lautrikivide sugud juhtunud segamini minema. Vanale lautrikivi Laasile ei andnud siiani hingerahu, et Marise nimeline tüdruk jõgelite suguseltsist oli talle ära öelnud ja ise oma jõgelite soost Tõnisele läinud. Aga või rammu katsumine seepärast vähemaks jäi. Jõgelid tegid saarekese kõige kõrgemale rõunale tuuliku üles. Vaksmaad eemal kerkis varsti lautrikivide tuulik. Tuulepuudust siin ju ei tuntud. Vilja oli aga ühelegi tuulikule napita. Jõgelid olid suurel maal sugulaste juures käies kemmergu mõnusid tundma õppinud. Ja ühel heal päeval lõi Tõnis vanast paadist kasuliku kõrgehituse püsti. Tema toodud imeviguri üle said nalja nii inimesed kui loomad. Aga varsti selgus, et kaupmehe poolt saarekesele toodud viguril oli järel kibe tõsi. Küllap tabal oli, mida varjata. Jõgelite ja lautrikivide võlanimekirjad aga kasvasid. Vihvelini eraldi lukk leidis aga paraja paiga. Kiik kippus alati olema ühine. Nüüd sai ta aga veel enam ühiseks. Ise ära. Ja siis algas sõda.